Hei, täna võtame ette Mold Kingi erinevad autokomplektid. Ma loodan, et see on viimane kord, kui ma seda filmima pean, sest senimaani ülemine kaamera on lihtsalt poole filmimise pealt seisma jäänud ja oma alustan kõik ära ja siis hakkab pärast uuesti otsast pihta. Aga alustuseks siis siinpool on superautod ja siinpool on meil klassikalised autod. Ilmselt mitte ilmselt, aga päris kindlasti minu lemmikpool on siin. Mulle pigem meeldivad vanemad autod, aga alustame siis praegu selle poolega. See on inspiratsiooni saanud siis Lamborghini Sianist. Sellepärast väga huvitav auto, et peale bensiinimootori on tal ka elektrimootor, mis annab talle juurde 34 hobujõudu. Elektrimootori ei toideta siis mitte akudest, vaid superkondensaatoritest. Neid siis laetakse siis, kui auto pidurdab. Kokku annab see siis 808 hobujõudu, kui ma õigesti mäletan. Ja kõige selle kombinatsioonina on see siis samaaegselt Lamborghini esimene hübriidauto, ehk auto, millel on nii bensiini kui elektrimootor. Selle ajani kõige võimsam Lamborghini auto. Aga vaatame natukene komplektile endale ka peale. Nii. Loomulikult siin ei ole lihtsalt tehtud mingisugune kandiline kobakas, et on ikkagi selle originaali siis kontuuri või kuju võimalikult hästi üritatud järgida. Võib-olla siit teiselt poolt natuke paremini näeb. Nagu siin näha on, siis uksed avanevad ülesse, nagu ka selle täismõõdus sugulasel. Ka tagapool asuv kapott käib lahti ja siin all saab näha ka mootorit. Kui siin nüüd natukene norida, siis tegelikult päris autol see mootor päris selline välja ei näe. Aga ma kardan, et kui siin küllaltki vähese ruumiga või väikeste detailidega seda mootorit hakata kopeerima, ma kardan, et ta ei näeks nii jõuline välja. Et võib-olla mitte kõige tõgedruum, aga ma ütleks, et ta on päris hästi sellegi poolest välja kukkunud. Istmed, minu arust päris kenad, ega ma selle kohta midagi väga ei oska öelda. Nagu sellisel autol peab olema, siis siin on 3 pedaali, et tegemist on siis järelikult manuaalkastiga. Aga ma ei oskagi praegu midagi rohkem selle kohta öelda, et selline ta ongi ja võtab siis võib-olla järgmise ette. Et see komplekt on siis inspiratsiooni saanud Paganini Zonda Cinquest. Cinque tähendab 5 itaalia keeles ja seda autot tegelikult toodeti ka ainult 5 tükki. Jah, tegemist on äärmiselt haruldase autoga. Nii, aga vaatame siis komplektile ka peale. Et nagu siin näha on, siis on metallikarva punased väljed. Siin natuke peeglitega autor vist oma loomingut teinud, et kui ma pilte vaatasin, ma ei näinud mitte ühtegi autot, kus need peeglid oleksid olnud punased. Teiselt poolt, nagu nii haruldaste autodega tavaks, siis klient, kes auto tellib, see saab natukene lasta ka oma maitse järgi autot ümber teha. Et väga võimalik, et kellelgi sellised peeglid on, aga ma arvan, et see on pigem autori oma looming. Esiküljelt ma ei oskagi väga palju juurde öelda. Vaatame, mis siin teisel pool on. Mis mulle selle auto juures meeldib, on see, et ta on kabriolett ja tal saab katuse nii peale panna, kui maha võtta. Nii kuidas maitse on. Ja ma näen siin vist isegi ka mootorit tagaküljel. Nagu ikka, uksed käivad ilusti lahti. Et huvitav disain, ma ütleks, et natukene isegi kenam kui see pisut kummaline originaal. Aga maitse asi. Nii, ja jõuame siis viimase superautoni. Et see on Bugatti Sentiensi. Karbi peal on kirjas küll EB110. Sentiensi on EB110 baasil tehtud või sellest inspiratsiooni saanud, aga ta on siiski teine auto, et see peaks ikkagi olema Cinquensi.
aga siis vaatame disaini ennast. Jah, ma pean ütlema, et see on küll nüüd väga hästi välja kukkunud. Minu arust meenutab originaali ikkagi väga tugevalt. Võib-olla vaatab teisele küljele ka. Uksed ka sellel avanevad ülesse. Mulle väga meeldib, et disainer on selle augulise osa otsustanud ka kopeerida, et see on miski, mis mulle originaali juures väga meeldib. Siin avaneb ka mootorile juurdepääs. Ta ei ole küll nüüd kõige huvitavam mootor, mulle tundub, aga sellegi poolest, et ta on olemas. Ma näen ainult 2 pedaali, ma ei tea muidugi, kuidas see pilt on tehtud, äkki siin on 3. pedaal veel. Selline automaatkastiga, ma ei tea. Pisut kummaline. Siin on valitud punane sisu. Tean, et see oli samuti küllaltki haruldane auto, kas mul on ka kirjas, mitu neid toodeti. Ei ole, aga äkki oli 10 tükki. Martin, äkki saad ekraani peale panna. Jällegi, inimene, kes auto ostab, see saab jällegi valida, et kuidas see talle tehakse. Internetis nägin mingit väga kummalist helesinist sisu, mis mulle absoluutselt ei meeldinud, et see punane on kindlasti tunduvalt palju parem valik. Aga jah, et võib-olla liigumegi siis klassika juurde edasi. Et nii, see siis on inspiratsiooni saanud Mercedes 500K-st. Seal ka on lühend kompressor, igal juhul saksa keeles siis supercharger, et kui siin pedaal põhja vajutada, siis see ka aktiveeritakse ja see suudab toota kokku 160 hobujõudu, mis tol ajal oli päris kõva sõna. Originaali disain on siis tugevasti mõjutatud Art Deco kujunduskunsti liikumisest ja siis ongi selline küllaltki luksuslik auto. Aga vaatame natukene komplekti ennast nüüd. Et jah, siin disainer on otsustanud väga palju kuldseid toone kasutada, et veelgi selle luksuslikkus rõhutada. Vaatame, mis siin tagaküljel näeb. Loomulikult uksed avanevad, mitte küll nüüd sellele poole, kus meie nad eeldaksime. Aga siin käib lahti kapott, siin käib lahti pagas. Et siin karbi disaini on pannud front luggage ja rear hood, aga sellel autol oli siiski mootor eespool, mida siin on natukene ka näha. Siin on natuke muidugi kahju sellest, et nii väikseid detaile ei saa teha nagu originaalil oli. Originaalil tegelikult on äärmiselt kena kapotialune. Võite internetis ise otsida Mercedes 500K engine. Mulle meeldib ka, et väljalasketoru on pikaks tehtud nagu originaalil, et originaalil samamoodi ulatub see toru päris kaugele autost tahapoole. Aga jah, äärmiselt luksuslik ja kena auto. Aga võtame järgmise ette. Et see auto on siis samuti saanud inspiratsiooni Mercedesest, seekord siis Mercedes 300 SL-ist. SL siis on lühend Superlightile, ehk siis see viitab auto äärmiselt kergele konstruktsioonile. Vaatame siis üle disaini. Nagu siin näha on, siis sellest stange järgib originaalauto kuju või eesosa kuju siis. Jällegi disainerile vist väga meeldib kuldne toon. See, kes selle karbi kokku pani, oleks võinud natukene seda rooliratast siin keerata, et see ei ole lihtsalt rooliratas, see on Mercedese logo. Kui te seda kokku panete, et pange ta õiget pidi. Aga jah, siin on ka kojamehed olemas, antenn, aga vaatame võib-olla natuke, mis siin tagaküljel on. Jällegi väga palju kulda, et kuldne rool, uksed avanevad täpselt nagu originaalil, et ma ei tea, kuidas ta eesti keeles on, aga Gullwing Doors inglise keeles. Väga meeldib, et siin on istmetel need küljed tehtud kõrgeks. Suure kiiruse juures hoitakse juhti ka paigal. Ka selle peale on mõeldud komplekti disainides. Kapott käib lahti, siin on näha ka mootorit. Mis mulle sellest tegelikult veel enam meeldib, on tagavararatas. Mulle tekitab see natuke rohkem tunde, et see ongi kellegi päris auto ja keegi kuhugi sõidab ja tuleb ka meelde see, kuidas ma talvel 20 kraadise külmaga tagavararatast alla panin. Minu arust sellised väiksed detailid on väga olulised. Võtame siis viimase ette. Et see on siis inspiratsiooni saanud Cadillac Eldorado 4. generatsiooni
Borgam mudelist, et mulle väga meeldib see komplekt tervikuna. Alustades siis juba karbist endast, mis on ilus, must, stiilne, minu arust väga hästi välja kukkunud. Aga mis ma tema kohta öelda oskan, et tõeline Ameerika auto, esiküljel, siin on näha, et tal on kojamehed olemas, isegi tahavaatepeegel. Disainer on ikka väga palju tähelepanu pööranud ka väikestele detailidele. Minu arust päris hästi välja kukkunud, aga vaatame natuke ka, mis tagaküljet näha on. Loomulikult uksed käivad lahti, see on juba see, mida eeldaks. Siin tagavara ei ole, aga see-eest on mootor väga hästi välja ehitatud. Siin on olemas isegi geneka rihmad ja veepumba rihmad ja nii edasi. Õhufilter on olemas, äärmiselt detailselt on mootor välja ehitatud. Seda on väga hea näha. Sisuks jällegi on valitud punane. Ma ütleks, et see on jällegi selline päris stiilne kombinatsioon, et must auto ja punane sisu. Kahjutud tagaküljet seda autot ei näita, sest Cadillac Eldorado minu arust tagakülje pealt näebki kõige parem välja. Praegu peab leppima siis sellega, mida me siin näeme. Aga jah, Moltkingi poole pealt praegu kõik, või vähemalt autode osas. Aga kui sulle video meeldis, pane like, soovitan kui subscribe ida. Aga jah, head ehitamist!